Ja selleks, et kõik ausalt ära rääkida, tuleb alustada sellest, et palju enne sellest, kui minust sai valitsusjuht, hakkasime aktiivselt tundma huvi poliitika vastu. Ma olin siis natuke noorem kui teie praegu ja long story short on see, et läbi noorteorganisatsiooni, mida praegu on palju ja mille sarnaseid praegu toimetab nii poliitikas kui väljapool, aga aasta siis oli, ütleme 95 või 6, sel ajal nagu selliseid organisatsioone nagu täna on võimalik või isegi sellised, et ma ei tea, nii palju käia välismaal õppimas või kõiki neid võimalusi oli arvestatavalt vähem ja selline poliitiline noorteorganisatsioon tundus atraktiivne nii selleks, et maailma paremini mõtestada, kui selleks, et ka aega veeta, et see oli selline taust ja selline aeg. Ja kuna 90. algus oli see aeg, kus 25-sed võisid vabalt juhtida Eesti suuremaid pankasid või olla täiesti nagu tipus eraettevõtluses, siis tegelikult üsna sarnane aeg oli ka poliitikas, võib-olla mitte päris tipud olid seal kuskil sellised ikkagi pigem 40-ndates sel hetkel. Täna need samad poliitikud on täna võib-olla siis 60-sed või 70-sed, võtame kas või siin Laar või Kallas või ka Ansip või kõik, kes need nii-öelda Savisaar kindlasti, eks ole. Et kõik, kes selle aja nagu nii-öelda kõvad tegijad olid, Tiit Vähi. Ja sellistel väga noortel oli võimalik jõuda nende kõrvale siis sellisteks poliitilisteks nõunikeks. Et hiljem mõeldi välja selline nimi nagu Juhe, see oli puhas Ekspressi toimetaja enda spin, ise mõtles välja, ise lasi käiku ja seda kunagi ei kasutatud poliitilistes ringkondades, aga kuna see pandi ühte artiklisse, läks käiku ja sealt ta läks ka nagu poliitilisse slängi, ehk siis selle loogika oli see, et see Juhe on siis ministri, ütleme siis see, kes hoiab ministri ja erakonna vahel sidet. Ja minu saamises poliitikuks mängis see toona ülipalju rolli, et olla siis kõigepealt Märt Raski juures ja hiljem Ansipi juures ja Paul-Erik Rummo juures selleks nii-öelda juhtmeks või poliitiliseks nõunikuks. Aga jätame nüüd mingid aastad vahele ja peaministriks sain ma aastal 2014 sellises mitte väga konventsionaalses olukorras, et see olukord oli selles mõttes keeruline selle tõttu, et Andrus Ansip oli olnud 9 aastat järjest peaminister, kauem kui keegi teine enne ja peale teda ja ma väidan, et väga suure tõenäosusega seda rekordit võib-olla järgmised 10 aastad ei pruugita üldse lüüa, sest see on ebaharilik Eesti poliitikas. Saksamaal, nägite ise, Angela Merkel pani, ei oska öelda, kaua ta lõpuks pani järjest, et ta pani, ütleme, Angela Merkel oli sama kaua rohkem järjest kui Ansip, mina ja Ratas kokku. Ehk siis ikkagi ka Eesti mõttes täiesti nagu enneolematu rekord, aga Saksamaal see nüüd nii enneolematu ei olnud, et seal on erinevad koolid ja nii edasi. On varem ka väga pikalt olnud, aga Eesti poliitika eripära on see, et mitte kunagi ei ole ükski erakond saanud täit enamust ja jumal tänatud, et ei ole. Mina väidan, et selline süsteem teenib Eestit väga hästi. Alati on koalitsioonivalitsused, alati peab mitmest osapoolest valitsuse kokku panema ja see ei ole väga tavaline, et üks peaminister on kauem kui, ma ei tea, 3-4 aastat. 3-4 aastat on juba väga pikka aeg Eestist. On ka väga palju peaministreid, kes on olnud aasta või paar. Ja see olukord oli see, et ma ei tea, kui paljud teist seda toonast konteksti mäletavad, aga Reformierakonna populaarsus oli kukkunud seal kuskil 3.–4., kuigi me olime enne seda vahetult seal kuskil 2011 valimised võitnud, sest vaatamata majanduskriisile õnnestus saada euro. See oli üks kaart, millele Reformierakond toona kõik nagu mängu pani, et me peame sellest kriisist välja saama, me saame euroga meie majandus on tugevam. Absoluutselt nii oligi, nii läkski ja see aitas ka teist korda järjest Reformierakonna valimised võita, aga siis kuskil 12, 13, 14 alguseks oli Reformierakonna populaarsus juba kukkunud sinna kuskil 3.–4. koha piirimaile, mis on hästi loogiline, kui sa teed poliitilisi valikuid, siis sa alati saad ka vaenlasi. Poliitikas üks selline tõde on see, et sa ei saa olla ambivalentne, et sa pead võtma seisukohti ja kui ma võtan siin ruumis mingi põhimõttelise seisukoha, ma ei tea, maksupoliitikas,
mis iganes poliitikas, siis ma pean arvestama sellega, et ma võin saada heal juhul 60% teist nii-öelda kaasa toetama ja 40% on koheselt nii-öelda asetub minu vastu. Või võtab selle vastupidi, või eelistab seda vastupidist seisukohta. Ja seetõttu valitsuses olles, loomulikult sa ei saa teha ainult populaarset asju, et sa pead siis ka tegema valikuid, mis paljudele ei meeldi. Ja selles olukorras siis oli vaja kellelgi võtta vastutus. Algus oli plaan, et selleks saab Siim Kallas, väga tugeva meediakriitika tõttu ta sellest loobus. Ja siis oli laias laastus nagu selline peataolek, kus siis lõppes asi sellega, et ma hommikul ärkasin ajamata habemega, sest pidi olema väga chill päev ja ma pidin käima lihtsalt raadioeetris ühte intervjuud andmas ja raadioeetris teadupärast habet ajada ei ole vaja. Ja läksin juhatuse koosolekule ja asi lõppes sellega, et siis õhtul olin teleotse saates ja pidin kõigile seletama, et mille pagana pärast ma nii noor olen ja kuidas ma üldse võiksin arvata, et nii noor inimene võiks peaministriks saada. Hommikul ma ise ka ei arvanud, eks ole, aga nii see läks. Ja nüüd asja juurde. Mis on valitsuse moodustamisel ja valitsuse töö üleval hoidmisel kõige olulisem on loomulikult see, et miks sa seda kõike teed. Mis on need ideed, mis on need väärtused, mida sa kannad, mis on need teemad, mida sa tahad edasi arendada. Minu esimese valitsuse kõige olulisemaks ideeks ja teoks ja suunaks kujunes tegelikult asi, mida ei mina või minu juhitav erakond ega ka sotsid, kes olid siis meie koalitsioonipartner, ei olnud tegelikult lubanud või mida ei olnud meie nii-öelda programmis. Aga see kujunes olustikust, kes aimab, mis see võis olla. Aastal 2014 märts oli see, lihtsalt mälu värskenduseks. Mis oli just juhtunud Euroopas? Täpselt. Ukraina, samal ajal, kui me istusime seal Sven Mikseriga, rääkisime koalitsiooni läbirääkimisi pidasime ja meil delegatsioonid vaidlesime. Ma mäletan, seal oli hästi põnevad teemad olid. Marianne Mikko väga kirglikult seletas näiteks, et miks peaks valimisnimekirjades nagu jõuga panema mehed-naised niimoodi järjest, et mees-naine, selle asja nimi oli tõmblukku meetod, mis iganes. Et tähtis teema igal juhul, aga me Sveniga lihtsalt me ei suutnud sellele keskenduda, sest me nägime samal ajal Sveni iPadist, vaatasime, kuidas nagu reaalselt Vene väed võtavad Ukrainas järjest nagu siis kõigepealt võtsid üle seal, eks ole, väeosasid ja territooriumi ja nii edasi, et see kõik oli äärmiselt kole. Ja loomulikult oli see väga ärev ka Eesti jaoks, et kui ikkagi Venemaa on kahte oma naabrit nagu reaalselt sõjaliselt rünnanud, ja meie oleme siin kõrval ja ega see nüüd päris nagu selline julgustav hetk ei ole. Ja siis me võtsime, ilma et see oleks kuidagi meil koalitsioonileppes või ilma et me oleks kuidagi seda tahtnud üldse poliitiliseks teha, me võtsime kohe algussuuna sellele, et Eestis saaks NATO väed. Meie oma väed on ka NATO väed, aga selleks, et suurendada julgeolekut. Teate, et kõiki poliitilisi tsitaate on alati omistatud Winston Churchillile. Ma ei tea, kas ta rääkis väga palju või lihtsalt on lihtne talle seda omistada, läks. Aga väidetavalt on ka Churchill öelnud seda, et Euroopa kaitsmiseks piisab ühest ameeriklasest eelistatult surnud kujul. Miks? Oskab keegi pakkuda? Miks võiks surnud ameeriklane aidata kaasa Euroopa kaitsmisele? Ühesõnaga loogika on selles, et kui vaenlane ründab Euroopat ja selle käigus saab ameeriklane surma, siis Ameerika moraalne kohustus on reageerida ja tulla appi. Et see on see nii-öelda selle asja mõte. Ja Ameerika on loomulikult see, kes on maailma supervõim ja kui Ameerika on meie selja taga, siis me võime olla väga kindlad, et keegi ei julge meid rünnata. Ehk siis piltlikult, kui sa lased, eks ole, tapa sõjaväe osa ja seal on ameeriklased ka, ja tapad ameeriklasi ära, siis nagu all hell will break loose. Ja seda me ka saavutasime suhteliselt kiiresti, et NATO väed tulid, tänaseks on see täiesti normaalne, aga lihtsalt meeldetuletuseks, et 2014 märtsis, kui me alustasime, siis ei olnud Eestis ei olnud neid NATO lennukeid, mis on tänaseks igapäevased ja ei olnud ka seda üksust, mis praeguseks on kujunenud siis 1000 meheliseks umbes, mis asub Tapal. Et see oli üks suur asi. Teine suur asi kogu selle konteksti mõttes oli ka see, ja täna need asjad maksavad meile mõnusalt dividendi heas mõttes, on kõik see, mis puudutas energia, julgeolekut, küberturvalisust, ütleme sellist asja, et ei saaks rünnata ka hübriidtööriistadega.
Natuke enne seda Ukraina ründamist kirjutas Gerassimov, ütlen siis Vene kindralstaabi ülem, ma nüüd seda tiitliga praegu ei eksi, et ta kirjutas artiklid, mida hakati nimetama siis Gerassimovi doktriiniks ja mis seisnes laias laastus nagu selles, et selleks, et ütleme, oma tahtmist saavutada, ei ole ilmtingimata esimene käik see, et sa lähed ja ründad traditsioonilise armeega, vaid sa saad vaenlast nõrgestada või vastast nõrgestada ka sellega, kui sa viskad õhku näiteks valeuudiseid. Sa viskad õhku, ma ei tea, rahastad teist, ütleme, ostad mõne partei ära näiteks, Kremli raha, eks ole, Euroopa poliitikas väga, väga tuttav teema. Sa mõjutad mingit desinformatsiooniga, nõrgestad ühiskonda. Lihtne näide, mis on teemad, millega eestlased omavahel tülli lähevad? Öelge üks. Lihtsad teemad, just olime tülis, siiamaani oleme. Halloo, miitingud, värgid. Keegi pane tähele või? No just, täpselt. Ja vahet pole. Selles mõttes, et eestlased ja soomlased ja sakslased saab kõiksuguste teemadega. See polegi tähtis, mis see teema on. Tähtis on see, et kui ühiskond on omavahel tülis, siis saab seda ühiskonda nõrgestada, eks ole. Ja ongi koroonaga seotud teemad kindlasti on väga-väga teravad. On siis, kui mina olin valitsusjuht, oli migratsiooni teema, ikka ja jälle tõuseb üles siis samasoolist õigus kooselule, abielule, nii edasi, üldse laiemalt samasooliste õigused, eks ole. Et need on sellised, tegelikult erinevad nagu sellised rassiteemad, on rahvuse teemad, need on sellised, millega peaaegu alati saab nagu ühiskondi tülli ajada. Ja väga sageli neid ka siis tööriistana kasutatakse. Ja samamoodi näiteks energia on tööriist. Et täna me näeme, kuidas reaalselt Venemaa ikkagi kasutab, ma ütleks, et mitte küll nii karmilt, nagu ta on teinud võib-olla seal Moldova ja Ukraina suunas, eks ole, aga et ütleb, et tavai, kui te nüüd nagu ei tee nii, nagu ma tahan, et siis ma keeran gaasi kinni, eks ole, ja teil on külm talv tulemas ja te külmetategi ja ükski poliitiline liider ei saa nagu lubada seda, et ma ei tea, Õismäe jääb külma, eks ole. Siis praegu me näeme, et tegelikult Saksamaa, kes on väga suures sõltuvuses Vene gaasist, tegelikult Venemaa nagu reaalselt survestab neid, eks ole, sellega ütleb, et okei, et me siin kas vaatame, palju me siia molekule sinna Nord Stream 2 laseme sisse, eks. Nüüd, mis meie tegime sel ajal oli see, et me tohuta kriitika tulve all üks põhilisi kritiseerijaid, nii poliitilist vastased kui ka näiteks Alexela toona väga kritiseeris, kuigi ma austas lõpuni ei saa aru, et mis see nende mõte või motiiv täpselt oli, sellepärast, et ka neile tegelikult on see kasulik, see otsus lõpuks, oli siis see, et me ehitasime Soome ja Eesti vahele gaasitoru. Ja loogika on nagu väga lihtne, et kui Eesti ja Läti, kelle käest meie gaasi saame, nagu Läti saab läbi Venemaa, Lätis suured maardad, eks ole, Eestit ja Lätit eraldi välja lülitada on suhteliselt lihtne, öeldagi, et kui te Pribaldit siin ei tee nii, nagu me ütleme, siis me teile gaasi ei anna. Nüüd Läti ehitas ka Leedu suunas või Lätil on korralikult ühendus Leedu suunas, Leedu ehitas Poola suunas, Leedu tellisid ka LNG terminali endale, kas on siis laeva, kuhu saab siis veeldatud gaasi tuua ja meie siis otsustasime, et okei, et no matter what, me teeme soomlastega toru. Kokkuvõttes on see, et kui keegi tahab meid välja lülitada gaasitarnetest, siis see sisuliselt ei ole võimalik, sellepärast, et esiteks me oleme samas gaasialas sisuliselt kogu Põhjamaadega või vähemalt suurema alaga, sealhulgas ka Poolaga ja sellel alal, ükskõik kus, kui on sellel alal ka LNG terminale, siis on võimalik vähemasti teoreetiliselt mööda torusid neid gaasimolekule ikka pumbata, nii et see ei sõltu ainult sellest Vene gaasist. Ja sellised otsused, mis toona olid nagu kriitikal, et miks me seda teeme ja kas ei peaks kuidagi, et kas see on ikkagi nii oluline, tagantjärgi võib öelda, et on Eesti sõltumatust ütleme sellisest välisest energiast ikkagi hüppeliselt suurendanud. Sama asi on ka see, et meie liitumine Põhjamaade elektribörsiga ja nii edasi, aga neid igasse detaili võib-olla ei olegi põhjust minna. Teine teema, mis võib-olla nagu suuremalt eristus sel ajal ja ka see ei olnud võib-olla mitte niivõrd nagu valimisprogrammist, oli see, et milline on Eesti laiemalt rahvusvaheline kuvand. Et enamik riike, kellel on miljon inimest elab, te ei tunne neid mitte millegi järgi.
täitsa ausalt, eks ole, kui me mõtleme väikeste riikide peale ja ma nüüd ühtegi ei nimeta, sellepärast, et kaamera käib, eks ole, aga kui te mõtlete, nagu väga palju on selliseid riike, mille kohta te tõesti ei tea, mis on natuke kaugemal kui ütleme, ma ei tea, Läti, eks ole, Läti kohta ikka teame ja Soome kohta teame ja nii edasi, Soome kohta ongi ka ja Läti kohta ongi põhjust ka teada ka. Aga kui võtame kaugemaid riike, siis tihti neid väikseid ei teata. Eesti puhul meil oli nagu selline väga kindel soov, et nagu veelgi tugevamalt mängida sellele Eesti e-riigi eduloole ja seda nagu nii-öelda suuremaks kui elu puhuda ja mõneti see ka õnnestus, võib-olla isegi mõnes küsimuses praegu heidetakse ette, et me müüsime üle või nagu, et riik, ütleme, see digiriigi areng mingi hetk ei jõudnud järgi. Ma lõpuni selles nõus ei ole, sellepärast, et ma arvan, et nii mõneski küsimuses on Eesti jätkuvalt, isegi peale seda, et nüüd viimastel mõnel aastal siin vahepeal oli võib-olla natuke vähem selle digiriigi arendamise vastu huvi ja pigem olid selliseid sõnumeid, mis seda õõnestasid, siis pigem ikkagi ma ütleks, et Eesti on tänaseni ikkagi maailma absoluutses tipus mitmelt asjalt, kindlasti saaks veel paremini, aga toona üks selliseid lipukirju ja selliseid, ütleme siis riskantseid projekte, mille me ette võtsime ja mis tõi väga palju sellist rahvusvahelist huvi ja tuntust, oli e-residentsus. Mis asi on e-residentsus? Tegelikult kogu selle e-residentsuse mõte kõigepealt oli see, et reklaamida välismaalastele, millest nad ilma jäävad, kui nende enda riik ei tee neile digitaalset identiteeti. Et meie kõik, te olete kogu oma elu elanud sel ajal, kui digitaalne allkiri on nagu ülinormaalne, eks ole. Ilmselt, ma ei tea, kas te paberil kirjutada oskate allkirju veel, ma ei tea, kuidas see käib. Kui te mõtlete, kui ebaturvaline on paberil allkirja andmine. See on absurd tegelikult. Kogu maailm kirjutab paberile mingit skriblit. Et kui ma saadan teile mingi kirja, või ütleme lepingu näiteks, 1 000 000 euro peale teeme mingi lepingu, tuleb postiga näiteks, eks ole. Alla on kirjutatud minu nime kohale midagi. See võib olla minu nimi väriseva käega, võib olla lihtsalt mingi siuke. Ja siis te vaatate, midagi siin on, väga hea, 1 000 000 eurot, mis siis ära ei ole, las läheb, järelikult on ju aus värk, eks ole. Või siis tehakse mingi dokusaine, eks ole, niimoodi kirjutad kuskil, ma ei tea, näpuga kuskil ekraani peal, eks ole, naeruväärne. Samal ajal, eks ole, Eesti juba alates laias laastus siis sellest ajast, kui vanad teie olete, eks ole, või ütleme kuskil sajandi vahetusest, Eesti on kasutanud, eks ole, krüpteeritud, väga turvalist, kogu aeg käib mingi teoreetiline jutt, et kas see digiallkirja on võimalik murda või ei ole, No ma ei tea, kuidas teil oli, kui mina käisin koolis 2. klassis umbes ja sealt edasi, siis mina kindlasti mitte, aga mu klassikaaslased, mõned, ja nüüd ma nimest jälle ei nimeta, väikest jama ei tule, aga nad võltsisid oma ema allkirja, siis mingid märkuseid pandi sinna päevikusse, jällegi, ma teile räägin, teil oli e-kool, eks ole, e-koolis siis midagi võltsid, aga meie ajal olid päevikud, siuksed pidid kooli kandma, siis panid sinna käsitsi tunniplaani kirja ja siis õpetaja kirjutas sinna päevikusse märkuse, ma ei tea, seal ütleme, Taavi rikkus tunnis korda, targutas seal, vaidles matemaatika õpetajaga, arvutas kiiremini kui õpetaja, midagi sellist. Ja siis selleks, et nagu to get away from trouble, ema pidi sinna alla kirjutama, et olen kätte saanud ja ma ei tea, last karistanud. Oli ka või? Päevikud? Paberil? No vaata algklassid. Minul oli mingi 5-6 klass, kus tuli see. Okei, siis te veel mäletate. Ja siis, ühesõnaga, long story short, kui mingid nagu 10 nagu lapsed kirjutavad nagu ema allkirja suhteliselt veenvalt, eks ole, ja õpetajad nagu lasevad, või selles mõttes siis kujutate ette, et seda sama asja kasutavad, kogu maailm kasutab nagu miljonite ja miljardite nagu transactionite tegemiseks, eks ole, täiesti absurd. Ja meie nagu kogu see mõte oligi see, et näitame siis maailmale, et ei kasuta, Eestis, kujutate, Eesti inimesed, meid on 1,3 miljonit, me paneme sama palju digiallkirju kui kogu ülejäänud maailm kokku. Et 2 varianti, kas me allkirjastame nagu maniakid, eks ole, või siis ülejäänud maailm ikkagi ei ole seda nagu selgeks saanud, et justkui on nagu mingid nagu digi-ideed ka kõigil, aga nad ei kasuta seda. Meie mõte oli see, et siis anname nagu omalt poolt, jagame välismaalastele ka, loomulikult see nagu egoistlikum mõte või tagamõte oli ka see, et siis me saaksime selle läbi ka reklaamida meie ettevõtluskeskkonda, et meil on väga hea võimalus ettevõtte tasutada, pangandus, teha siin ettevõtte, sa saad Euroopa turule, eks ole. Mõneti võib öelda, et esiteks pangad panid sellele nagu pidurit kõvasti, sest samal ajal hakkas kerima ka see rahapesu värk, eks ole. Ja ütleme, seal on omad riskid, mööname. Ja teisalt tegelikult oli natuke ajast ees. Et täna nagu mõelda sellele, et nagu sul on võimalus kaugtööd teha, kui palju täna on see kaugtöö muutumas nagu nii normaalseks, eks ole, et sa võid elada nagu Balil
tõused üles Eesti ajavööndis, teed tööd, kedagi ei huvita ennast. Niikuinii vahet pole, kas sa oled siin Mustamäel nagu kodukontoris või sa oled kuskil paalil, kuskil palmi all, eks ole. Ja selleks see ID-kaart tegelikult on nagu ideaalne asi ja e-residentsus ka. Et kui väga tahta, siis praegu saaks selle toona 2014 loodud e-residentsuse teha ikkagi nagu üle elu suuruseks. Aga mööname, et sellega on riskid ka, eks ole. Ja samal ajal paralleelselt sellega tegelikult algas ka see, ütleme siis, mitte see ei olnud kuidagi valitsuse teene kaugel sellest, aga me nagu hakkasime teadlikult pingutama selle nimel, et luua ettevõtluskeskkonda, mis on spetsiifiliselt ka startupidele atraktiivne. Lihtsalt paneme asjad konteksti, eks ole, et Eesti sai nüüd hiljuti ametlikult, tegelikult on Eestis kindlasti miljardäre veel, aga Eesti sai ametlikud miljardärid nii-öelda, või see ametlik on ka niisugune Äripäeva top 500, eks ole, kui ametlik see nüüd ikka on, aga ütleme nii, et ametlik, et miljardärid, eks ole, kes ja lihtsalt konteksti mõttes nende vara väärtus siis kõige suurema startupi, toona kõige suurem startup oli küll muidugi Skype, aga ikkagi kõikide nende nii-öelda teadaoleva vara väärtust ikkagi mõõdeti pigem selles mõnekümne miljoniga, eks ole, nad olid seal kuskil 4.–10. võib-olla selles Äripäeva tabelis. Ja seda, mis nagu sealt alates on, mingit unicorn rohkem ei olnudki, et niisugust terminitki keegi väga ei kasutanud, et unicorn oli, eks ole, teadaolevalt Skype, mis müüdi 8,5 miljardiga Microsoftile, aga kõik need TransferWise'i eduloogu oli ikkagi suuresti veel ees. Mäletame, käisime Taavet Hidrikusega jooksmas 2014. aastal ja nad olid teinud miljardi jagu ülekandeid. Teate TransferWise'i kindlasti hästi, eks ole. Et siis olid miljardi jagu ülekandeid teinud, ma küsisin, et kas see on nüüd nagu jäämäe tipp või ongi nagu juba nagu kõva firma teil on. Siis ta ütles selle peale, et tead, me ainult küüntega kraabime alles seda jäämäe tipu kõige ülemist nagu kihti või kuidagi umbes sellise väljend. See on natuke nagu anglitsismist, scrapping the tip of the iceberg, mis iganes. Ja tal oli õigus, eks ole, ja kui me vaatame, kuidas need startupid on, kui paljud startupid on Eestis saanud nagu tuuletiibadesse, siis loomulikult kõige suurem mõjur selles edus on Skype, 100%. Skype tõi siia esimese kogemuse, Skype tõi esimesed investorid, Skype tõi usu sellesse, et see ei ole mingi CNN-i värk, vaid et 4 inimest Eestis võivad teha mingi asja, mis on pärast väärt, eks ole, 8 miljardit, et saab teha sellist rahvusvahelist asja siin samas, eks ole, Mektori kõrval. Ja loomulikult see on kõige olulisem, aga ma tahaks siiski uskuda ka, et selline ütleme valitsuste teadlik poliitika, sealhulgas varajase staadiumi riskiinvesteeringute tegemine riigi raha eest. Täna on jällegi ilmus just mingi artikkel, et kes ja milliseid riskiinvesteeringuid teevad ja kui palju. Ma ise tegutsen ka selles valdkonnas ja ma ütlen, et nagu varajase faasi startupile täna rahastust saada on ikkagi väga-väga lihtne, et seda raha Eestis on väga palju, peab ikkagi ainult nagu nutti olema ja hea tiim. Aga toona oli kõik hoopis teistmoodi ja seda keskkonda ja kõik oli vaja veel toota. Me ise olime muidugi mingite asjade üle maru uhked, ma kutsusin kokku startupi ümarlaua, kõik valisime seal nagu mitte ühtegi nagu ametlikku inimest, et just tavaliselt kõik need valitsuse juures koos käivad nagu nõukojad on sellised, et seal on see minister, sellepärast ametikoha järgselt ja selle ülikooli rektor ja kõik on hästi pidulik omavahel nagu ära jagatud, et kes kõik seal olema peavad, eks ole. Aga ma tegin hoopis teistmoodi, ma tegin startup nõukoja peaministri juurde ja sinna kutsusin nagu personaalselt need inimesed, kellega ma tean, et nendel on oma nagu selline terav arvamus, ehk siis kes on nii-öelda opinionated. Ja selle mõte oli see, et siis kui on opinionated people, siis tuleb nagu head nagu vaidlused ja siis sellest vaidlusest me saame nagu päriselt häid ideid. Saime ka, aga sõimata sai ka kõvasti. Selles mõttes, et ma ise ei ole uhke, et meil oli mingi ideed, kuidas optsioone paremini maksustada. Ja siis me tegime selle idee, tohutult vaidlesime maksuametnikega ja Rahandusministeeriumi töötajatega ja edasi, et kuidas seal vältida mingit, maksupettuseid. Nii, ja siis me nagu raporteerisime järgmine kord, et nii, 4 kuud on möödas, 4 kuud tagasi oli meil idee, tänaseks on seadus vastu võetud. Me olime üle uhked, kui välismaa kuskil räägid 4 kuuga ideest nagu seaduseni, kõik on nagu täiesti nagu mega üllatunud. Ja siis muidugi minu kõrval istus paremal käel istus Ragnar Sass, eks ole, kes siis veel ei olnud mingi, ütleme siis Pipedrive'il unicorn ei olnud, aga Ragnar oli siis Pipedrive'i CEO. Siis vaatas mulle otsa, et
tõesti aeglasemalt ei saanud enam. Et ühesõnaga nagu reaalselt nagu selles pani nagu lahtise käega, eks ole. Ja see mulle tegelikult muidugi väga meeldis, et üldse ma nagu arvan, et üks selliseid, ütleme, juhtimistarkuseid, kui ma üldse midagi oskaks nagu selliseid siin nagu väga targutada, siis üks selliseid olulisi juhtimistarkuseid minu jaoks, mis mind on elus aidanud, on see, et ümbritse ennast inimestega, kes on vähemasti mingis konkreetses valdkonnas sinust kindlasti targemad ja kes julgevad sulle öelda otse, kui nad arvavad teistmoodi. Et ma olen ise väga nagu sellise isegi liika nagu kõva ütlemisega ja ma olen läinud ka siis, kui ma näiteks Ansipi juures töötasin, ja ma ei nagu ikka väga paljude küsimustest aga nagu vaidlesin ka ja see nagu ei suutnud hoida nagu keelt tammastada, aga ta tegelikult Ansip hindas seda. Mõnikord läksime väga nagu kõvasti raksu, aga tegelikult ta hindas seda, et mitte ei hakanud nagu selja taga midagi sudima või ei hakanud nagu takka kiitma ja, vaid ütlesin välja, mis ma arvasin. Ja enda puhul samamoodi, et ma oma tiimi kutsusin ja see on nüüd nagu teine nii-öelda postament nagu ideede kõrval või teemade kõrval, mida teha, on kindlasti need inimesed, kellega sa teed. Et kui üks iga tiim, mis peaministril on, tal on tegelikult laias laastus 3 olulist tiimi. Number 1 võib öelda, et on valitsus, aga tegelikult on peaministri büroo, kes tegelikult väga suures osas kogu seda asja koos hoiab, kes kujundab poliitilist agendat, kes aitab määrata seda, et millised teemad millise sagedusega üldse nagu jõuavad eetrisse või eetrisse selles mõttes, et nagu nii-öelda valitsuse lauale ja kes aitab ka siis nii-öelda ongi valitsuse nagu sellist suunda hoida. Ja sinna on ülioluline, et sa saad nagu sellised professionaalid, kes päeva lõpuks, kui nad helistavad ministritele, siis nendel on see autoriteet, et saavad ka ministrile öelda, et peaministri soov on see, ole hea, tee nii. Ja kui sa sinna võtad nagu nõrgad inimesed, siis ministrid saadavad nad kukele. Ja kui nad saadavad ministri nõuniku või peaministri nõuniku kukele, siis kaudselt on see ka juba sinu autoriteeti nagu õõnestav, eks ole, või nõrgestav. Teine tiim loomulikult on valitsus. Valitsusega on tavaliselt nii, et peaminister saab endale valida paremal juhul poole, sellepärast, et koalitsioonipartneri ministreid sa valida ei saa. Mõnikord on olnud Eesti ajaloos. Ma mäletan, kui Siim Kallas saatis mingi täiesti alamõõdulise tüübi nagu tagasi ei olnud nõus võtma mingi Keskerakonna kandidaat rahandusministriks. Kui hästi välja mõtlen, ma mõtlen ta nime välja, aga ütleme nii, et Eesti poliitikas seda ei tulnud ka peale seda ja temast mingit suurt staari ei ole saanud, ei heas ega halvas. Ja see oli tõesti, ta oli nii obviously alamõõduline, et Siim Kallas, kes oli ise just rahandusminister olnud, ütles, et kuule, see mees ei saa hakkama, ma ei saa võtta rahandusministriks sellist inimest. Ja siis ka tegelikult see ikkagi eeldas Savisaare poolset, kes oli siis, kellega Siim koalitsiooni tegi aastal 2002, et eeldas siis Savisaare poolset aktsepti, et jah, okei, ärme tee. Ja kes veel oli see, kes ütles, et see ministriks ei sobi või teine ei sobi, oli Lennart Meri, aga seda tehes ta ikkagi väga, ütleme, võib tegelikult otse öelda, et eks ta ikkagi nagu läks üle põhiseaduslikkuse piiride, aga tal oli autoriteet, et seda teha ja jumala pärast, eks ole, et kui tal see autoriteet oli ja siis ta suutis ennast selliselt kehtestada ka nagu tõsta ennast põhiseadusest kõrgemale, kui nii üldse saab. Minu puhul, nii esimese kui teise valitsuse puhul, ma tegelikult valisin nii neid inimesi, kelle puhul ma teadsin, et nad on väga tõhusad mingit ülesannet täitma ja kelle puhul tegelikult avalikkus alguses kritiseeris, ütles, et kus sa sellise inimese nüüd võtsid, et tal ei ole, ma ei tea, ei ole varem 7000 häält saanud ega midagi, eks ole. Näiteks üks selliseid on Tallinna Tehnikaülikooli vilistlane Arto Aas. Kui ta ministriks sai, ülipalju oli sükst, et mis mõttes, kes on Arto Aas, eks ole. Samas tal oli nagu ülikorralik CV, ma teadsin teda isiklikult ja Arto Aas lõpuks tegi ära selle, mida tegelikult ju mõned varasemad valitsused umbes 20 aastat üritasid nagu korda viia, ehk siis haldusreformi, eks ole, et me seda kusjuures kunagi nagu väga mingiks erilisi suureks teemaks ei pidanud ja lõppkokkuvõttes tegime, nagu ma ei saa öelda, et mööda minnes, aga ikkagi väga suuresti tänu Artole tegime selle ära ja lisaks ka sellised täiesti nagu põhimõttelised reformid nagu maavalitsuste kaotamine, nagu riigiametnike arvu vähendamine edasi, kõik eraldi võttes tegelikult võib-olla suuremad otsused, kui nii mõnigi valitsus on teinud, aga ütleme, Arto jättis mulje, et need lähevad kõik nagu mängleva kergusega. Oli ka selliseid kindlasti ministreid, keda on vaja võtta ametisse, et nagu
sul on vaja saada ka oma erakonnas laia kandepinda, et sa ei saa niimoodi, et sa võtad ainult nagu, ma ei tea, 5 oma sõpra, eks ole, kes on kõik sarnase tausta, kõik on samamoodi mõtlevad, et sa pead võtma ikkagi kedagi, kes on, eks ole, Lõuna-Eestist või kedagi, kes on nagu, ma ei tea, ka vanemast põlvkonnast, sa pead tooma uusi inimesi sisse, sa pead nagu mõtlema kogu selle nagu komplekti peale, ja sama asi on ka tegelikult erakonna nimekirjadega, et mitte keegi ei kipu valima nagu seda, kui sul on nagu, ikka valitakse, sõltub erakonnast ja sõltub ka asjaoludest, aga üldiselt nagu, kui sa tahad nagu teha erakonna nimekirja valimisteks, mis on nagu päriselt saab palju hääli, siis sul on mõistlik panna nagu ongi, et sul on mehi, naisi, nooremaid, vanemaid, erinevatelt erialadelt, et sa ikkagi nagu suudad seda pilti saada natukene kirjumaks, et täna see on väiksem probleem, aga ütleme 20 aastat tagasi tüüpiline Eesti partei nagu nimekiri, esimene top 10 olid siuksed, 45 aastased enam-vähem ühesuguse lõikega ülikondadega tüübid on järjest, kõik mehed muidugi, selles mõttes naiste roll poliitikas ja kuidas naisi rohkem poliitikas saada on täiesti eraldi teema, et jällegi täiesti kogemata minu esimene valitsus oli kõige rohkemate naiste arvuga valitsus vist tänase päevani. Meil oli ideaalsest või äkki praegune on ka väga lähedal sellele, see on nüüd hea küsimus. Praegust ma ei ole nagu peab mõtlema, võib-olla isegi praegune on isegi parem, kuna meil on ka peaminister naine, aga mul seda varianti ei olnud, et peaminister naine oleks saanud olla, sest ma olen ise peaminister ja nii on lihtsalt läinud, et olen mees, eks ole. Aga mul oli, ja mitte see ei olnud sellepärast, et me oleks kuidagi teadlikult otsinud, vaid kuidagi sel hetkel lihtsalt need inimesed tundusid nendesse rollidesse kõige õigemad ja ise ka vaatasime üllatusena, et näed, ongi sattunud nagu selline väga hea soolise tasakaaluga. Mitte päris 50-50, aga väga selle lähedal. Nii, ja kolmas meeskond, kellega muidugi iga peaminister töötab, on tema erakond. Ja mina pean tunnistama, et mul, ütleme, erakonna sisekommunikatsiooniks ja erakonna liikmetega tegelemiseks jäi tegelikult märksa vähem aega ja energiat, kui ma soovisin, sellepärast, et kui sul on peaministrina nagu tempo üleval ja noored inimesed kipuvad olema sellised, et nad arvavad, et sa tahad nagu aastaga kõik maailma ära muuta ja saavutada väga palju. No mul oligi sel hetkel, eks ole, valimisteni oli aasta jäänud, kui must peaminister sai isegi natuke vähem. Tahtsid jube palju asju ära teha ja tegime ka, aga sul on tuhk on sees ja siis, eks ole, kõike seda nagu seletada ja kommunikeerida ja mööda veel nagu maad ringi käia, jääb natuke vähem aega. Aga erakond on ka selles mõttes ikkagi väga oluline osa meeskonnast, et erakond on see, kes päeva lõpuks kas aitab sellel nagu asjal nagu päriselt nagu ellu jõuda ka see läbi, ja ka aitab ka seda, et kas sa siis järgmine kord oled tagasi valitud peaministriks või kas sa võidad valimised või ei võida. Muuseas huvitav fakt on see, et kas te teate, mitu peaministrit on ametis olles valimist võitnud? Julgeb keegi pakkuda? Kuskil poole käinud? No paku nimesid. Kes on valimised võitnud? Peaminister olles. Kumb Kallas? Siim. Ei võitnud. Me ei saanud Siim, siis sellal me olime seal kuskil ikka, ütleme, meil oli 3. koht, siis me olime ikkagi Reformierakonna reiting tegi väga suure hüppe siis, kui Andrus tuli. Andrus laiendas seda baasi ikkagi väga meeletult. Reformierakond oli väga selgelt nagu selline parem, liberaalne, paljudele see siiamaani väga meeldib, sümpatiseerib, aga selle hind oli see, et meie lagi oli umbes 20 kohta parlamendis sel ajal. Et ei, Siimu ajal me ei võitnud, siis oli veel vastupidi isegi, siis oli niimoodi, et kui Siim oli peaminister, siis me tegime jälle 3. tulemuse, mis oli meie kohta sel ajal väga okei, me olime väga rahul sellega sel ajal, aga see tegelikult, kuna siis olid nagu Kallas ja Savisaar olid kokku leppinud Eesti poliitika sellised nagu arch-enemid või sellised nagu suured nagu vastaspoolused, eks ole, siis see tegelikult aitas või lõi sellise hea konteksti Res Publicale tulla täiesti uue jõuna, täiesti uute tegijatena. No see on muidugi üldse nii, et kui keegi ütleb, et ma teen kõike teistmoodi, et uus Res Publica loosung on siis, kui te olite umbes keskmiselt, eks ole, võib-olla paari aastased, eks ole, et seda konteksti ma eeldan pigem ei mäleta, see oli 2003 valimised, 2002 oli see kampaania, et tulid, me teeme uus poliitika, kõike teeme teistmoodi, ja tegelikult Eesti poliitikas on nagu siiani neid näiteid olnud kuningriiklased, Res Publica, kuningriiklased, ma arvan, te ei mäleta,
need olid reaalselt oli kuus nagu tipphumoristi, ma ei tee teile nalja praegu, tipphumoristi, kõige paremad humoristid. Priit Taimla, Kirill Teiter, see Kalle Kulbok, reaalselt tippihumoristid on ju. Ja need vanad said parlamenti 6 oli, tegid palju nalja ka. Seal oli parlamendi esimees oli Ülo Nugis, tänaseks meie seest lahkunud, aga siis üks vana lihtsalt tuligi selleks, et Nugist närvi ajada nagu Riigikogu juhatajat, tuligi reaalselt Nugise topisega saali nagu ühesõnaga sihukest asja, mida täna poliitikas ma arvan, elu sees ei teeks, sellest nagu väikest jama ei tuleks, aeg oli veits teine. Ja ühesõnaga nemad, siis tulid Res Publica, siis tulid Rohelised, siis tuli Vabaerakond, eks ole. Need kõik on olnud natuke sellised, et rohelistel on mööname ka tegelikult nagu mingi ideoloogiline nagu ikkagi loogika. Aga kõikidel ülejäänutel on pigem olnud see, et teeme kõiki asju teistmoodi, me oleme uued ja paremad, aga kaua sa sellega ei purjeta. Ja nii läks tegelikult ka Res Publicaga, et Res Publica ju see hoog kestiski umbes 2-3 aastat, eks, umbes paar aastat, et siis kukkusid täitsa nagu reitingus kuskil sinna 3-4% peal. Aga pakkuge veel, kes on võitnud valimist? Ilusad poistlapse nimed. No naispeaministrid meil pole väga olnud valimistel, nii et peavad olema ilusad poistlapse nimed. Ansip muidugi võitis 2 korda. Naksti, esimene pihtas, paneme kohe 2 punkti ära. Ise paned endale sinna matriklisse. Pärast ütled rektorile, et Rõivas kirjutas sisse, et 2 ainepunkti. Nii, kes veel pakub? Ühiskonnateadustes. Kuna ma ei tooks seda näidet ju, kui ma ise ei oleks teine, eks ole. Tegelikult et see on päris hea juhus, jah. Aga tegelikult vaata selles mõttes konteksti mõttes jällegi, et ei enne ega pärast pole ükski peaminister valimisi võitnud. Küll aga on nii olnud, et valimiste võit, isegi peaministriks ei ole alati saanud valimiste võit, aga niipidi on olnud, et tegelikult ju Tiit Vähi näiteks võitis valimised kõigepealt ja siis sai peaministriks, eks ole. Aga näiteks mitmed, kes on peaministriks saanud, ei ole tegelikult nagu, või tema erakond ei ole valimisi võitnud, kaasa arvatud Jüri Ratas või mitmed näited on veel. Aga ühesõnaga see kontekst oli see, et aasta oli aega ja kui enne mind oli 2 korda järjest nagu Reformierakond valimised võitnud, siis nagu kogu maailma tõenäosusteooria oli minu vastu sel hetkel, või ütleme Reformierakonna vastu, et me uuesti võidaksime ja selle nimel muidugi sai päris kõvasti tehtud ja nüüd jõuame tagasi sellele, et erakonna roll on muidugi ülisuur selles, et sa üksinda võid seal võimelda palju iganes tahad, valitsus võib võimelda palju iganes tahad, aga erakond on sinu see nii-öelda kõige nagu olulisem kandepind, kes jõuab iga nagu valijani ja selgitab, et miks te tegite neid asju ja miks need teemad olid olulised. Vahepeal korra hingan sisse välja ja küsin, et kas on mingit teemat või valdkonda, millest te tahaksite hoopis kuulda. Ma olen juba vadranud küll juba 40 minutit varsti, et andke mulle mingi suund. Ma võib-olla lihtsalt küsiks korra, et te korra mainisite seal ministrite valimisele, et te peate arvestama ka erakonna huvisid. Jah. Võib-olla, et mitmekesistada seda, ja ma teagi, kas selle tõttu ka näiteks valitsuse efektiivsus või produktiivsus ka Vot väga hea point selles mõttes, et sa pead kogu aeg mängima nende asjadega. Ja tegelikult pead mängima üks asi, mida ma jätsin veel välja, on see, et mul tegelikult oli seda vajadust natuke vähem, sellepärast, et ma ise olin täiesti nii-öelda, kuigi ma olin minister olnud, mis andis jube palju kaasa, siis ma olin ikkagi suhteliselt nagu ise suhteliselt värskendus, nagu ikkagi, ma olin nagu esimene meie põlvkonna esindaja, siis ütleme tänaste 40 ja toonaste 30 esindajad. Enne mind olid ikkagi olnud nagu 20-30 aastat vanemad seal järjest kõik, eks ole. Ütleme, võib-olla Juhaniga see vahe nii suur ei olnud, aga ikkagi põhimõtteliselt. Ja ikkagi tuntavalt vanemad ja see on juba nagu mõjus nagu nii-öelda värske tuulena, täiesti tagasihoidlikult ütlen, eks ole. Aga selge oli see, et ma tahtsin ikkagi tuua veel nagu väljapoolt poliitikat ka inimesi. Ja see on selle asi, mis alati on nagu väga-väga valus, sellepärast, et sul on fraktsioonis, ma ei tea, meil on tavaliselt mingi 30+ inimest seal olnud, eks ole. Nendest, ma arvan, enamik kujutab ette, et nagu siis, kui on nagu valitsuse moodustamine, siis tuleb lips või seelik välja võtta ja triikida seda, eks ole, et mine tea, äkki tuleb kõne, eks ole, kõik istuvad telefoni juures niimoodi rõõmsalt, eks ole. Ja ühesõnaga tali naljaks, aga tegelikult ju see ongi tegelikult ka õige, et kui sa kandideerid valimistel, sa osutud valituks, sa teed palju nagu sellist rasket tööd, sa ajad mingit teemat, eks ole. Ja siis järsku peaminister võtab hoopis mingi Anne Sullingu kuskilt või ma ei tea, Maris Lauri, eks ole, näiteks, või ma ei tea, Marina Kaljuranna, eks ole. Et mina tõin ikka päris palju nagu võtsin nagu väljapoolt poliitikat, nagu inimesi kutsusin ka ja see on alati väga õrn teema, et
sa ei saa, minu silmis näiteks, samas ma nagu, minu jaoks üldse mingi küsimust, et kas ma Jürgen Ligi kutsun või ei kutsu. Täiesti kindlalt, sellepärast esiteks nagu mulle endale sest kasu, kui mul on nagu endast vanemad ja kindlasti mingites teemades vähemasti ja selle võib ka siit eest ära jätta minust targemad inimesed, eks ole. Et jällegi ma ei peaks nagu kartma erakonna nagu, et kui ma ise olen nagu suhteliselt nagu noor on ju ja ikkagi peaministri rolli, ükskõik mis roll, kui sa lähed esimest korda sinna, siis igal juhul sul on vaja, et keegi oleks nagu nii-öelda vana korüfee ka kõrval, eks ole. Jällegi konkreetseid valitsusi hindamata või arvustamata, siis meil on tehtud ka selliseid valitsusi, kus seda ei ole väga nagu arvestatud just, et nagu võtta ka nagu selliseid nagu seda kogemust, et see kogemuse pool on ikkagi väga kaalukas, et see on ka tähtis. Ja erakonna jõujoontes ka jah, et ega sa muidugi seal võtta, sa oled erakonna esimees, sul on mingi toetus, aga see toetus on siuke, et kui sa võtad ikkagi nagu, sa ei saa seda kogu aeg murendada, et sul on see erakonna esimehena, sa pead nagu hoidma seda toetust ja sinu lähim meeskond on ka see, kes aitab sul vajadusel nagu rasketel hetkedel seda nagu erakonnale maha müüa. Et oi, kui palju on niisugused otsuseid, mida sa pead erakonna seletama, oi, kuidas sa pead minema kompromissidele mingites teemades nagu koalitsioonipartneriga on ju. Esimene asi on see, et sa pead nendele seletama, et kuulge, see, et me langetame tulumaksu 1% on ju, pärast seda pole midagi nagu makse langetatud sellisel kujul on ju, aga see oli väga kõva sõna selle ajal, aga oma erakond, mis sa oled plaksustid selle peale, et me 21 pealt 20 peale tõime või? Sõimata saime muidugi, mis te nii vähe saite, miks te oleks võinud 3% tuua 18 peal näiteks, eks võt siis oleks asi juba, saaks aru on ju. Või me langetasime ka sotsiaalmaksu järgmise valitsusega, mis küll hiljem pöörati tagasi, aga jällegi, mis asja 1% langetati sotsiaalmaksu, eks. Et tegelikult Reformierakond alustas tulumaksu langetamist aastal 2003, siis oli tulumaks 26%, 2003 alustasime, siis oli lubadus maksuvaba reedet maksuvabaks. See on ka siuke väike nagu mõnes mõttes nagu siuke piiripealne lubadus, eks ole, või siuke sai kritiseerida ka, aga töötas ja siis lõpuks viimase protsendi langetasime siis 2015 jaanuaris. Teine asi selle kogemusega, ma mõtlen ka, mida ma ka ise olen tunnetanud, et minu jaoks tegi seda peaministrina alustamist, vaatamata sellele, et ma olin nagu väga noor, tegi nagu mega palju lihtsamaks kolm asja. Esiteks muidugi, et ma olin olnud minister. Kui sa oled valitsuse liige olnud, sa ei istu sinna lauda esimest korda nagu haamer käes, eks ole. Et näiteks Jüril või ka Kajal või ka mitmetel teistel, väga palju on neid olnud, neid peaministrid, kes varem pole minister olnud. Ja see sa võid olla super hea, nagu super andekas, aga see lihtsalt objektiivselt on see nagu raskendab, on ju. Selle nagu kohe nagu ree peale saamist. Kui ma olin aasta või midagi olin seal Andruse juures näinud, pluss ma olin enne olnud, mis oli ka muidugi ülioluline, ma olin 2 aastat olnud Stenbocki majas töötanud, et seni ainus peaminister, kes oli enne siis nagu peaministriks saamid ka Stenbocki majas töötanud, kohe kellegi teise peaministri juures on ju. Ja see andis ka jube paljust. Ma olin nende valitsuse istungite ettevalmistamisega seotud, ma teadsin, mis see töörütm on ju. Mul oli väga lihtne sealt mingid nagu elementi üle võtta. Ja kolmas asi, mis alati tuleb kasuks ja siin on meil lõviosa ikkagi peaministreid on selle kogemusega olnud, on siis parlamendi kogemus. Üksikud peaministrid ei ole olnud Riigikogu liikmed. Ikkagi väga määrav on see, et sa oled olnud Riigikogu liige ja see annab kohe selle nagu, Riigikogu valitsuse jaoks ülioluline tööpartner, eks ole. Tegelikult isegi Riigikogu võib öelda, et on nagu valitsuse ülemus või valitsuse ametisse nimelt, nemad on need, kes sulle mandaadi annavad, nemad on need, kes võivad sult ükskõik mida küsida. See infotunni formaat, ma arvan, et oled näinud seda, et seal on nagu, seisad nagu tund või nüüd on 2, eks ole, lihtsalt saad igal teemal ja mõnuga panevad ja ükskõik mis, keegi ei huvita, kas sa oled selle detailideni ette valmistanud või ei ole, sa pead kõikidel teemadel suutma seal nagu öelda ükskõik mida on. Ja siis on 17 kaamerat, kõik filmivad kogu aeg, eks ole, ja siis kui kokutad kuskil, siis kohe on pärast, eks ole, oi kui palju jama. Näiteks infotunnist tuli see Andrusel see, nagu tal oli mingi ägestumise stseen, on ju, kus ta ütles, et see oli, mõtle, mis see sõnastus oli. Tegelikult kusjuures, ma arvan, et see isegi ei olnud väga halvasti öeldud, aga see pärast nagu jubedalt löödi talle millegi pärast otsa ette oli see, et ta ütles, et seemned, kuidas see seemnete söömise, ma isegi mäleta, mis tal täpselt selle kohta ütles, on ju. Või teine koht, mis ta ütles seal, et mõned räägivad, et kui foolium mütsi sisse panna, et siis see aitab, eks ole, mingite kiirguste vastu. Ma ei mäleta seda, ei mäleta. See on jällegi liiga vana näide ilmselt, aga ühesõnaga see läks lendu sealt, oligi mingi infotunnid, niisugune ägestunud debatt, eks ole,
ja pärast oli see Eesti poliitilises folklooris, noh, ma arvan, mingi 5 aastat kindlasti oli seemnete söömine ja fooliummütsi sisse olid sellised nagu väga kõvad nagu ankrud. Või ka kas või see Tule taevas appi. Selle Tule taevas appi, selle ta muidugi ütles küll pressikonverentsi, valitsuse pressikonverentsi, teine formaat, kus sa pead nagu iga nädal lihtsalt kutsutakse tuba ajakirjanikke täis, andke nüüd meile pasunasse, noh, umbes selle mõttega, eks ole. Et noh, tegelikult muidugi see nii hull ei ole ja enamasti muidugi koostöö ajakirjandusega on väga, väga hea, aga noh, alati peab arvestama, et sa pead igal teemal, mingid genotsiidi teemad, mingid ülitundlikud, nagu mingid lihtsalt sõidavad sisse, et sa oled valmistud rääkima nagu sellest, et just tuli hea plaan, et ehitame Tallinna-Tartu maantee Mäoni välja, muus ka minu valitsuse aegne otsus on ju, lihtsalt aega läheb, siiamaani pole Mäoni jõudnud, aga noh, vähemalt siis eraldati raha on ju. Et tahad sellest teemast rääkida, keegi tuleb sulle mingi ülitundliku välispoliitilise mingi asjaga ja sa pead nagu küsid, kuidas sa suhtud sellesse mingisse, ma ei tea, öeldakse sulle mingi Valgevene opositsiooniliidri nimi ja võt tema mingisse küsimusse näiteks või tema mingisse seisukohta mingil teemal, eks ole. Ja no mina tegin muidugi jällegi noor ja tarmukas minister, mina vaatasin, seal on Tallinna Televisioon on ju. Mida? Tallinna Televisioon, see pole mingi meedia ju. Tallinna Televisioon, teate, mis eks ole, see on ju, selles mõttes ta on linna poolt rahastatud, on ju, seal oli, toona oli, eks ole, linnapea oli Edgar Savisaar ja siis, eks ole, mul on siin, eks ole, ma ei tea, Postimees, Päevaleht, Rahvusringhääling, TV3, Kanal 2, järsku on mingi munitsipaalmeedia, kes nagu teeb lihtsalt toorest reklaami siis Savisaarele, eks ole. Mille pagana pärast on, et see ei ole ju vaba meedia, et mul on ju ajakirjandusvabadus on. Et see ei ole, kui kellegi nii-öelda taskuringhääling seal on. Ja ma mõtlesin, et ma teen nagu Eesti meediavabadusele teene, ütlen, et teeme nii, et siin on ainult nagu ajakirjandusväljaanded. Oi, kus ma sain sellest nii, et õitses pärast kõik meedia, need organisatsioonid istud, kõik tulid delegatsiooni moodus, kõigepealt sõimasid mind avalikult tükk aega, sest moodustasid delegatsiooni, tulid istud sinna Stenbocki majja kõik mingi oi kui paha, et meil ikkagi kõik ajakirjandusorganisatsioonid peavad siin olema. Ütlen, aga kas ta on ajakirjandusorganisatsioon, et nad on ju linnameedia, keda nagu, nendel pole ju mingit toimetust või nagu päris vaba ajakirjandust, nad teevad nii, nagu Savisaar ütleb, eks ole. Et see ei ole ju ajakirjandus, et te ei tee nii, nagu teie omanik ütleb, et teil on ju mingi oma eetika ja oma mingi nagu teema, eks ole. No ei, täitsa nagu lootusetu on ju. Lõpuks tegime kompromissi, et vähemalt siis Tallinna Televisioon astus sellesse mingisse esindusorganisatsiooni ja siis nad pidid allutama ennast ajakirjanduse eetikale, et siis on vähemalt võimalik neid nagu pressinõukogu nagu kaevata, kui nad mingid päris jama ajavad. Enne seda poolt seda ka. Käsi püsti? Jah. Jah, ole jah. Et minul on nagu siuke võib-olla pikem küsimus, nii et ma arvasin ära siis vastast. Kuna sa tulid üpriski noored, nii nagu siis jõudsid poliitikasse, kas võiks öelda sinu kohta kui poliitbroiler ja kuidas see hiljem on siis mõjutanud siis poliitikast erasektorisse Auveteki chairmaniks, et kuidas saada, kui tavaliselt, kui keegi tehakse siis mingi ettevõtte tegevjuhiks, siis on ikkagi CV, mis ja kuidas ta ettevõtet on juhtinud, aga riik võib võtta kui ettevõtet, aga teist ikkagi. Ei, väga hea küsimus ja selles mõttes, see, ma ei tea, miks see broiler sellise nagu negatiivse kaaluga sõnana üldse nagu kasutusel läks, et pigem võib-olla sellepärast, et aeg oli selline, et see broileri sõna, ma arvan, on paarkümmend aastat küll vana juba. Ja siis oli nagu võib-olla see küsimus nagu sellest, et siis olid tõesti nagu väga verinoored, võib-olla tõesti 25-sed nagu poliitikud, kes olidki nagu ainult poliitikaga tegelenud ja siis olid nagu veel see põlvkond, kes oli tulnud kuskilt mujalt, ma ei tea, nõukogude ajal olnud, ma ei tea, õpetaja või arst või midagi muud, eks ole. Iseenesest ju, kui me mõtleme, mida selle all mõeldakse, selle poliitbroileri all, siis nagu halvustavana on see, et ta on justkui siis eluaeg olnud nagu selles valdkonnas, teistpidi ma ütleks, et aga võib-olla peaks, ongi see ju nagu professionaalne poliitik, et kui sa oled olnud nagu 10 aastat nagu poliitikas või 20 aastat nagu mina olin kokku, on ju, et me ei ütle arstbroiler või ma ei tea, insenerbroiler või kui sa 20 aastat järjest, siis kõik eeldavad, et sa ilmselt oskad seda tööd, on ju. See oli nii, et kuule, et käi vahepeal päris elu ka vaatama, sa sõida kalluriga näiteks või midagi, et siis sa saad aru, kus päris inimesed elavad või bussijuht või midagi. Või et bussijuhil, et mine sa vahepeal käi, eks ole, tööta siis kuskil haiglas, eks ole. Et ma nagu väga ei arva, et see nagu üldse nagu väga nagu mingi
mingi teema on, aga kui nagu põhimõtteliselt võttes muidugi tänase poliitika tippudest ma ütleks, et lõviosa on nagu olnud nagu pikaajaliselt poliitikas ja ma pigem ütlen, et see on nende tugevus. Aga on ka neid ja see on ka normaalne, et mina arvan, et see on nagu, mina ise tõin, eks ole, inimesi, see on hästi raske on Eestis kuidagi see tundub nagu, et oi, tohutult see nagu ma ei tea, suur asi, et ma nüüd liikusin poliitikast ettevõtlusse. No jumal issand, mis see siis ära ei ole, või mis see siis nagu nüüd nii hirmsalt on, eks, ja samamoodi ma ise kutsusin inimesi poliitikasse, eks ole, on inimesi, kes on nende sektorite vahel lahkunud ja see ei ole kuidagi nagu, et oi, nüüd nagu poliitika muutus halvaks või et nüüd on nagu, mul küsitakse iga jumala nädal, et millal ma tagasi tulen. No jumala pärast ei taha, palun, ei taha tagasi, tõesti ei taha. Ma tahaks tegeleda nagu ettevõtlusega, ma ei taha võtta ka poliitilist seisukohti, kuigi ma nagu alati ei suuda sellest hoiduda ja see ei ole nagu hea tegelikult. Mulle nagu meeldib see, et kui ma olen väljapool poliitikat, siis ma ka ei targuta või ei arva kõikidel teemadel, aga nagu oi, kuidas tahaks, kogu aeg on. Teate, kui palju ma olen kirjutanud nagu Twitterisse? Kirjutan ülivaimuka ja hea tweedi valmis nagu. Ülihea, nagu nii rahulise on ju. Naks delete'i, jõle hea tunnen jälle. Küll ma kirjutasin hea tweedi, aga ma ei saatnud seda ära. Ja küll ma kunagi mõnikord saadan ära ka ja siis ma pärast jälle nagu kahetsen või saan vastu nina, eks ole, aga seda pole vaja. Et pigem ma hoian tagasi. Nüüd, mis puudutab seda nagu tulekute ettevõtlus, ma ei ole nagu päris nagu võõras tehnoloogia, Eestis ma ei ole tegevjuht, ma olen nõukogu esimees küll, aga see ei ole nagu suur, selles mõttes nagu, see ei ole nagu see point, et point on see, et mul on ikkagi nagu sidetehnoloogia valdkonnaga ja ka erasektoris tehnoloogia teemal töötanud, ma olen tegelikult, sellest on küll peaaegu 20 aastat möödas, ma olen IT-grupis olin ammu ja ma olen ka tegelikult poliitikas nende IT-teemadega, nii ütleme selle startup keskkonna ülesehitamisega, e-residentsusega, tegelikult ka e-valimistega kunagi väga-väga ammu, e-tervisega, et selliste teemade nagu arendamisega nagu väga palju kokku puutunud, et see ei ole ikkagi nagu täitsa võõras tegevus. See on ikkagi rohkem selline software ja Auvetech on ju ikkagi... Jah, aga ta on, ütleme, et Auvetech on üsna klassikaline, kiiresti arenev tehnoloogia-ettevõte, kus absoluutselt kõigil on minust rohkem teadmisi nagu tehnoloogias ja ütleme, meil on kuni, ma ei tea, kõik müügijuht, kõikides valdkonnas on nagu näiteks mingi mehaanika magistrikraadiga, midagi sellist, eks ole. Et minul on kõige rohkem sellist, ütleme, võib-olla siis sellist rahvusvaheliste suhete ja võib-olla ka e-riigi müügi ja selliseid teemasid, mida ma tunnen ja kindlasti ka nagu ka tutvusringkond. Et üks asi, mis on muidugi poliitikas selline väga-väga-väga oluline nagu eelis, on see, et kui sa oled nagu valitsuse liige või valitsusjuht, siis sa suhtled igal pool tippudega ja sul on kõik uksed lahti, eks ole, et nii ettevõtete tippjuhtkondadega, Microsoftis, Google'is, Teslas, ükskõik kus, eks ole, et liigud mööda maailma ja saad tippudega kokku. Mis muidugi sel hetkel sa arvad, et sa muidugi, et oled, tegelikult sa ei arva, aga sa ei mõtle selle, sa mõtled, kogu aeg olen peaminister, eks ole, sa ei võta nende visiitkaarte ja mobiilinumbrid alati, eks ole, mõnega võtad ka ja siiamaani on mõnega ka need kontaktid alles jäänud ja sellest on väga palju kasu olnud, sellepärast, et need kontaktid, sellel tasemel kontaktid on ikkagi asjad, mida enamikul ettevõtlusmaailmas ei ole. Lihtsalt sul ei õnnestu neid sellisel tasemel saada. Üks muidugi huvitav asi veel, Eesti rahvusvaheliste suhete jaoks, kui oluline on see, et me oleme Euroopa Liidu liige. Lihtsalt üks näide. Iga jumala kuu Eesti peaminister saab samasuguses ruumis laias laastus, samasuguses ringis, palju meil siin on, mingi paarkümmend võib-olla, saab kokku siis 20 tänaseks 6 kolleegiga Euroopa Liidu siis teiste peaministritega, eks ole, või paar tükki on seal presidentidega, see polegi tähtis, valitsusjuhtidega. Ja kui sa olete 2 kuud, või iga kuu olete 2 päeva järjest nagu selle pundiga koos, ütleme, et te olete need erinevate riikide peaministrid, tulete esimest korda kokku, on ju, mis te arvate, kas te saate omavahel heaks tuttavaks? Iga kuu pead 2 päeva koos olema, hommikust õhtuni. Saate heaks tuttavaks ju? Mõnega vahetate mobiilinumbreid, nõus? Räägite, ma ei tea, lastest, veini eelistustest, mingit süüst asjast ka, on ju. Võib juhtuda, on ju. Just. Ja siis, kui te olete nagu ja lähed tagasi jälle nagu oma laiali igale poole, on ju, siis tegelikult nendele teie tutvustele, mis teil on loodud, inimlikud tutvused, saab tegelikult kogu riik toetuda.
sest küll ja küll oli sellist olukorda, kus näiteks Kaitseväe juhataja ütles mulle, kuule, kas sa saad rääkida, et selle näiteks Hollandi peaministriga, et meil oleks vaja ühte konkreetset nagu kaitsevõimet arendada, nendel on see praegu just olemas, et nad nagu just võtsid selle ühest riigist ära, kas nad võiks selle meile tuua nagu väheks ajaks lihtsalt, et me saaks seda asja siin hoida. Ja konkreetselt reaalne nagu lugu sel hetkel küll ei saanud seda konkreetset asja, mis iganes põhjusel, aga see kontakt oli nagu ülilihtne luua ja selliste nagu praktiliste asjade loomiseks. Ja seda muidugi, sellest saab võib-olla täitsa hästi aru siis, kui see juba möödas on, aga tänase päevani tegelikult ma julgeks öelda, et umbes poolte praeguste peaministritega Euroopa Liidust ma suhtlen edasi ja endistega ka väga paljudega. Näiteks kas või Carl Bildt kutsus mind, kes oli siis Rootsi peaminister kunagi, küll enne mind tükk aega, kutsus Inglismaale mingile suurele foorumile esinema just nagu oma kontaktide kaudu ja nii edasi, nii edasi. Sama asi on kindlasti ka ütleme presidentidest, ma ütleks, et Ilvesel on kindlasti sellisel tasemel kontakte ja väga heal tasemel kontakte väga palju, aga Ilvesel on väga palju ka seetõttu, et ta ise, tema Eestist on ka välisminister olnud enne presidendiks saamist, ta oli 10 aastat järjest, aga tema puhul on ikkagi ka üli palju kinni ka isiksuses, et ta on nagu loodud välissuhtleja, eks ole, ja see on ka põhjus, miks ta Europarlamendi valimistel omal ajal tohutu palju hääli sai ja miks tal oli selline nii-öelda rahvusvaheline profiil. Aga presidentidel seda luksust ei ole, et nad oma kolleegidega iga nagu kuu kohtuks, et see on nagu peaministritel nagu väga-väga-väga oluline. Ma nüüd jõudsin su küsimuse vastamisest väga kaugele, aga poliitikud sellised ongi, mina muidugi enam poliitik ei ole. Aga lühike vastus, jah, võib öelda küll, et broiler ja seda võib öelda, ma ütleks, et enamike tänaste poliitika tippude kohta. Ja selleks, et tippu jõuda, seda, et sa tuled täitsa väljast ja jõuad tippu, see ei ole ilmtingimata hea. Et ütleme, see igal juhul tuleb kasuks, kui sa natuke aega oled olnud enne parlamendi. Näiteks Andres Suti puhul, kes on tulnud väljapoolt, jõudnud suhteliselt tippu, ma ütlen, et igal juhul on tema puhul tuleb väga palju kasuks see, et ta on olnud enne Riigikogus, et kindlasti aitab tal oma tööd paremini teha. Ja neid näiteid on veel. Kuidas siis Auveteki chairman, kas oli ka läbi tutvuste? Jaa, kindlasti, sellepärast, et Auveteki asutajat ma tunnen hästi ja tegelikult ma käisin sellele projektile juba täitsa algusest peale kaasa elamas siis, kui see oli alles kõige esimesed nagu prototüübid. Ma käisin nendega sõitmas, kutsusin väliskülalisi, mina muuseas soovitasin või tõin selle kontakti, et kõige esimese sõidu nii-öelda avalikult tegi sellega Alexander Stubb, eks ole, kes on minu hea sõber ja hea kontakt. Ja ma ütleks, et ega väga palju tegelikult selliseid nii poliitikas kui ka ettevõtluses tegelikult väga palju selliseid, kui sul on vaja mingit väga olulist kolleegi, siis ikka mõtled nende hulgast kõige esimesele, keda sa tunned. Aga mitte alati muidugi kaugeltki, aga see on täiesti nagu loogiline ja täiesti nagu reaalne loogiline valik. Veel teemasid? Ja, ma mõtlesin seda, et kui palju just välissuhtluses annab see kaasa, et kui tutvustadki ennast kuskil konverentsil või kuskil räägid Auvetekist mingitele, ma ei tea, kas siis tutvustad üldiselt seda programmi või mingid investorid, kes iganes, et sa tuled sellest riigi taustast või peaministri taustast, et sa oled justkui olnud tippjuht enne. Ei, muidugi, see on... Eestis on väga, kuidas selle kohta öeldakse, väga selline flat või ma ei tea, kuidas see öeldakse, et väga selline nagu, meil ei ole väga hierarhiline ühiskond. Et see on nagu, sama hästi võib teil siin olla järgmine nädal Kaja Kallas on ju, ja see ei ole midagi imelikku või midagi nagu eriskummalist, eks ole. Enamikes maailma riikides see nii ei ole. Ja enamikes maailma riikides see, kui sa oled olnud peaminister või isegi minister, on see ikkagi kindlasti elu lõpuni väga nagu oluline tiitel, isegi suursaadik näiteks, et see on selline asi, mis hinnatakse nagu oluliselt kõrgemat ja loomulikult see on aidanud ütleme mingitel konverentsidel e-riigist rääkida, mida ma väga palju tegin nagu ka pärast peaministri ametit nagu hobina
et tõesti käia suurtel lavadel, mul oli selleks aega Riigikogu liikmena, on ju, et seda nagu, sest need rääkijaid on nagu vahelduva eduga, et vahepeal on meil päris hästi sellega, kes nagu räägivad Eesti eduloost hästi. Praegu näiteks, kui me vaatame, ütleme, käib hästi palju, käibki sama Andres Sutt käib rahvusvahelistelt nagu, aga mulle meeldiks, kui kõik ministrid mõtleks selliselt, et nad käivad ka äridelegatsioonidega, nad käivad ka suurtel konverentsidel esinemas, eks ole, et see ei ole nagu iseenesest, et see Eesti digilugu või see nii-öelda, et kõik teavad, et jaa, sa oled Eestist, vot Eesti on see kõva nagu e-riik, on ju. Aga kui ma vaatan nüüd nagu ettevõtluse poole pealt, siis see, et me oleme nagu loonud Eestis selle väga kõva nagu e-riigi kuvandi, see tegelikult annab nagu teatud sellise usaldusgarantii ka meie nagu toodetele ja teenustele, tarkvaraettevõtetele niikuinii, aga kui sul on ka nagu ikkagi see ka muus valdkonnas, võtame Šveitsi näiteks. Võtan lihtsa näite. Võtame Šveits ja nüüd mõelge mingi riik, mille maine on hästi halb. Ise mõtlete, jällegi kaamera käib, ma ühtegi riiki ei ütle, mille maine võiks halb olla. Võtame 2 riiki ja on näiteks T-särk või triiksärk, sama hinnaga, 49 €, mis iganes suvaline hind on ju. Üks on made in Switzerland, teine on made in mingi pahamainega riik. Kumma võtate? Šveits. Aga miks? Sest enamik tegelikult, kui hakata mõtlema, enamik häid särke tehakse riikides, mis ei ole mingid väga glamuursed, eks ole, sest tekstiilitööstus, isegi Eesti on tekstiilitööstuse jaoks ju liiga kallis, eks ole. Ja seetõttu aga see riigi maine loeb, sest Šveits teeb tegelikult väga, Šveitsil on maine, et nad teevad väga kvaliteetset asju. Mida nad teevad kvaliteetset? Nendel on pangandus, neil on kellad, neil on Šveitsi noad, juust, särgid sinna hulka ei kuulu, aga väga hästi see maine töötas, eks ole. Ja sama asi on ka Eestiga, aga jah, lühike vastus sinu küsimusele, et loomulikult, et sa saad nende inimeste juurde selle tiitliga, kuhu sa muidu kunagi ei saaks. Sul võib olla väga palju raha, sa võid olla väga äge nagu tegija. Samamoodi ma arvan, et on nagu door opener nagu järjest rohkem ka see, kui sa oled nagu tuntud unicorni founder näiteks. Ma arvan, et Taavet Hindrikusel näiteks ei ole ka kuhugi probleem uksest sisse saada, ükskõik mis tasemel. Et kui ikkagi kõik need, kes Wise'i tunnevad, ütleme, see ei ole nüüd kogu maailm ei tunne võib-olla, aga ikkagi väga paljud tunnevad, eks ole. Ja öelda, et sa oled nagu Wise'i founder, ma arvan, et see on nagu, ma ei ole sellest Taavetiga eraldi rääkinud, aga ma olen üsna kindel, et see ka nagu avab uksed. Aga that's it, et poliitiline see taust muidugi. Ja on olnud ka sellist asju, kus näiteks on olnud mingid väga mainekad rahvusvahelised konsultandid on teinud ühe riigi digiagenda kujundamisel väga suure töö ära. Mina liitusin nendega suhteliselt hilja, aitasin seal mingid nõuga natuke nagu öelda, et ärge seda nii palju rõhutage ja keskenduge siin rohkem sellele. Tõesti, nagu ma ei saa oma rolli kuidagi väga suureks pidada, see oli hästi mahukas töö kokku. Minu roll oli tagasihoidlik ja siis arutati kuningakojas, kõik ministrid tulid kokku, tohutu pidulik arutelu, eks ole. Öeldi, ei, konsultante me juurde ei võta. Selge, me siis läheme kõik ära. Ei, aga tema excellence on ju. Ehk siis minu peal näiteks endine peaminister, et tema võib jääda, on ju. Tema võib rääkida nagu Eesti kogemusest ja oma kogemust. See nagu tundus nii karjuvalt ebaõiglast. Need vennad, kes ukse taha jäeti, need olid tegelikult selle nagu töö ära teinud, eks ole. Aga lihtsalt see, nii lihtsalt toimis, eks ole. Ja eks seda tuleb ka nagu maksimaalselt püüda ka ära kasutada. Mul on väga hea meel, et näiteks Toomas Hendrik Ilves väga palju oma nagu sellest inertsist, mis tal nagu presidendina oli ikkagi väga heal tasemel ja julgeolekukonverentsidel ta esines väga palju. Üldse ma pean ütlema, meil oli väga hea koostöö Eesti sõnumi edasiandmisel nii digiteemadel kui ka julgeoleku teemadel, mis olid mõlemad nagu üliolulist Eesti jaoks. Siis kogu aeg tundsin, et nagu Ilves on nagu väga nagu samal lainel ja hästi nagu tugevalt edendas nagu Eesti asja nendes küsimustes. Et jah, ma ei pea siin endast rääkima, et ma võin nagu vabalt ka teisi esile tuua. Kindlasti need, kes vääriksid esile toomist, on palju rohkem. Küsige, natuke veel aega. Ei ole ka. Aga teile, kui paar küsimus, sul oli veel küsimus, ma ei saa jätta. Minu küsimus on, et
kuidas saaks riik omalt poolt veel abistada rohkem startup'e? Üks on see nagu rahaline süst, mida nad saavad siis Töötukassa, EAS. Ei, seda täna on niimoodi, et see rahasüst ei ole kindlasti nagu esimeste hulgas. Ütleme, mida ei tohi teha. Et selles mõttes, et ütleme, startupid täna on see olukord, et kui sul on ikkagi nagu hea tiim, usk oma ideesse ja see idee peab kuidagi kandma ja seda sult küsitakse väga palju nagu kriitilisi küsimusi, siis ma ütlen, et saad varajase faasi rahastuse täiesti vabalt ilma igasuguse riigi sekkumiseta. See täna on olukord palju parem. Täna on nagu neid, kes on olnud ise nagu startupides nagu väga edukad, näiteks founderid, ma ei tea, siin Pipedrive'i seltskond, see peab olema founderi tasemel, kes on seal kõik 10 miljoneid saanud, eks ole, või rohkemgi, või ka, ma ei tea, siin siis Äripäeva tabelis olema, vaid seal on ka väga palju töötajaid, kes on nagu optsioonidega kogunud ikkagi mitmed miljonid ja kui nemad investeerivad, siis nende puhul ülisuur või ebaproportsionaalselt tavaliselt öeldakse, et nende startupidesse pane võib-olla 5 või 10% oma investeeringutest, kuna see on kõige riskantsem, siis nemad, kes on ise selles sektoris, panevad julgelt rohkem. Ja nemad, nende käest sa saad kindlasti selle nagu esimese tunnetuse ja investeeringud. Siin ei ole riigil vaja sekkuda. Riik ei tohi, ütleme riik, mõneti on nagu see, et riik ei tohi olla nagu liiga nagu jalus või piirav. Et üks asjad, millega riik kipub piirama ja ma ei ütle, et ma ei tahaks kuidagi praegust olukorda kritiseerida, et pigem ma ütleks, et nagu fundamentaalselt on Eestis asjad väga hästi, aga millega riik kipub piirama on välistööjõu sisselaskmine, startupid by definition on rahvusvahelised, küll ja küll on neid, kus on mitukümmend rahvust Eestis käivad Tallinnas tööl, eks ole. Ja kui sa neid piirad, et ma ei tea, keegi on sul siin mingist valest riigist nagu Siseministeeriumi ametniku või tegelikult see riigi poliitikas ei ole ametnik ei ole süüdi, seal on nagu riik on kehtestanud, et kui palju kust tohib tulla. Muuseas, me võtsime startupid ja IT-sektori võtsime kvoodi alt välja, et võiks nagu vabamalt nagu riigi lasta, aga ikkagi, kui on nagu riigis selline üldine nagu mingi ebatolerantne meelsus näiteks, et ma ei tea, mis iganes, ma ei hakka isegi mingeid näiteid tooma, aga te teate, eks ole, viimastel aastatel on seda küll ja küll ka olnud, et see kindlasti kahjustab nagu printsiibis, eks ole. Samamoodi ma usun, et kahjustab ka üldises sellises nagu ütleme, mitmekesisemas seltskonnas, kus on rahvusvaheline edasi, kui on ka mingid väga nagu strict, nagu üks iganes piirangud nagu mingit pidi nagu inimestele või kuidagi väga ebatolerantne õhkkond ei tohi kindlasti olla. Mis veel? IT-haridusse muidugi jällegi üks asi, mida me nii hästi kui oskasime, püüdsime teha ka minu valitsuse ajal, et suurendada hüppeliselt IT-hariduse andmist. Toona sai Tartu Ülikooli Delta investeerimisotsus tehtud. Delta on siis see, kus on majandusteaduskond ja IT-teaduskond, aga selle peamine mõte oli see, et luua nagu IT-teaduskond oli seal Maarjamäel ja siin lihtsalt ei olnud võimalik rohkem tudengeid võtta. Mis veel? Tehnoloogiaharidus kindlasti jah, et selles TalTechil ka kindlasti on väga oluline roll ja meil on täna on puudu talentidest, selgelt. Ma ütleks, et teie seisukohast tehke kõik, et saaksite omal korraliku hariduse ja kui on juba CV-s ka mingid sellised nagu kas või mingid, ütleme, praktikakohad või mingid olete näidanud üles, et te olete nagu aktiivselt nagu tudengid olnud, mis iganes organisatsioonides kaasa löönud ja nii edasi. Ma arvan, et tõenäosus nagu korralik hea töökoht saada on nagu väga-väga suur praegu, et kõik ootavad, paljud teist ilmselt töötavad juba või ma ei tea, kuidas see tänapäeval käib, aga ilmselt töötavad. Kunagi oli, ma olen paljudes asjades esiteks suhtun Aaviksoosse väga suure austusega ja pean teda väga targaks inimeseks ja kindlasti targemaks kui ennast, aga üks teema, millega ma temast nagu aru ei saa või nagu kus ma temaga ei nõustu ja ma ei tea, kas on tema enda seisukoht või tema toonase erakonna seisukoht on see, et ta on nagu väga kriitiline, et üliõpilased nagu töötaks, et üliõpilased kollek on täis kohaga, ma ei tea, mina läksin tööle, ma läksin teisel kursusel tööle ja see andis mulle rohkem kui see diplom päeva lõpuks, sellepärast et see töökogemus aitas mind järgmisele töökohale. Loomulikult ma tegin see diplomi ka ära, mu toonane ülemus Märt Rask ütles, et poisiraisk, kui sa kooli ära ei lõpeta, siis ma lasen sul lahti. Niimoodi ütleski. Ja siis, kui ma läksin tema juurest töölt ära, ta oli ikkagi väga toetav kogu aeg, kogu selle aja jooksul. Läksin töölt ära, läksin erasektorisse IT-gruppi ja arvasin, et nüüd ma hakkan nagu kõva erabusinessit tegema ja kogu oma elu, mõtte 3 aastat, eks ole, kogu elu ma olen 21-2 aastane. Ühesõnaga, teie vanune.
kogu oma elu ma olen töötanud avalikus sektoris, on ju, et kõik, ma ei oska mitte midagi muud teha, esimene keskaja kriis, eks ole, nii, 22 oli ma arvan, jah. Ja läksin siis IT-gruppi täiesti teise valdkonda ja siis ta ütles mulle, et poisiraisk, kui sa nüüd kooli ära ei lõpeta, siis ma pean sul lihtsalt maha lööma, et ma ei saa sind enam, eks ole, lahti ka lasta. Eesti Vabariigi justiitsminister on ju, kui nagu väga nagu õrna hingega olla, siis võib öelda, et tegi tapmisähvarduse, eks ole, aga sellest oli muidugi asi väga kaugel. Ja mis te arvate, kes oli esimene, kellele ma helistasin, kui ma oma bakatöö kaitstud sain? Võite arvata, Märt Rask loomulikult, et ta oli selles mõttes nagu üli toetav ülemus selles osas ka, et ta võttis küll mind tööle nagu tudengina, aga tema jaoks see, et ma kooli ära lõpetaks, oli ülioluline. Oota, mõtle, kas ma jätsin midagi veel ütlemata, et millest ma näen, et on nagu ülipalju kasu, on see, kui ütleme EAS-ist, et mul on nii hea meel, et ma ise nagu peaministrina ja ka hiljem on nagu väga tahtnud, nagu, et EAS nagu tegeleks selle Eesti turundamisega, et nende välisinvesteeringud toomisega. EAS-i profiil 10 aastat tagasi oli märksa teistsugune, nad olid rohkem niisugust anname Euroopa toetusi, jagame neid laiali, eks nad teevad seda ka veel. Aga see, et nendel on see showroom, eks ole, kus nad toovad nagu välistelegatsioone, ma ei tea, 10 sadade kaupa, kõigile näitavad meie seda voodoo digilugu, on ju, kuidas meil see kõik see värk käib siin, on ju. Väga professionaalsel tasemel, korraldavad konverentse, korraldavad visiite. Neid nagu kontakte, mis sealt kaudu on tulnud, on nagu väga palju ja seda, see on küll asi, kus ma arvan, et riigi raha kasutatakse väga tõhusalt, sest ega päeva lõpuks Eestisse raha saab tulla ikkagi selliselt, kui me ikkagi suudame nagu eksportivat, kas ükskõik siis teenuseid või tooteid eksportida ja väliskontakte luua ja välisinvesteeringuid Eestisse meelitada, see on nagu strateegiliselt tähtis, et seetõttu jah, EAS-i roll on, et meil on niisugune nagu riiklik asutus. Ma olen ise endal on kogemus, et mõnest riigist tuleb mingi delegatsioon, kõrge tasemeline, ükskõik äri või poliitikud või näiteks üks mu hea taanlasest sõber tõi Taani tehnoloogia ettevõtete delegatsiooni, kus oli ka paar poliitikut, ma ei tea, Kopenhaageni abilinnab ja mõned tippajakirjanikud, paarkümmend inimest, lihtsalt niisuguse punti on ju, tõi Eestisse ja ma andsin nagu EAS-ile selle kontakti. EAS tegi nagu ülihea delegatsiooni nagu programmi, leppis neile kohtumised kokku, tegi isegi seal mingi vist lõuna korraldas või õhtusöögi korraldas neile, ma täpselt ei mäleta detaile, aga see polegi tähtis, on ju. Et ühesõnaga võeti vastu nagu väga nagu riiklikult ja võimsalt ja vingelt. Ole jah. Mul on selline küsimus, et kui teil antakse uus võimalus, et kas te läheksite samasuguse karjääri nagu tee peale, kas teil on nagu mingi lapsepõlve trauma? Jumal, võt see on nüüd küll raske küsimus, et kui sa küsiksid, et kas ma tahaks tagasi minna poliitikasse, siis ma ütleks kiire ei ja karjuks ja jookseks minema, aga kui sa ütled nagu pikemas vaates, on ju, siis ma ikkagi ütleks, et ei, ma ei tahaks midagi väga muuta. Mul ei ole olnud sellist asja, et ma mõtleks ennast kinni, et nüüd ma pean saama, ma ei tea, selleks või teiseks ministriks. Ma võiks võtta oma karjääri ju kui pettumuste rida, sellepärast, et minust kunagi ei saanud näiteks rahandusministrit, on ju. Ei saa ka. Et tough luck, on ju. Ma oleks kindlasti tahtnud rohkem rahandusminister olla kui sotsiaalminister, on ju. Aga kui minust ei oleks saanud peaminister, sel hetkel oleks kellegi teine saanud peaministriks, on ju, minu asemel. Ja ta oleks küsinud mu käest, ma olin siis sotsiaalminister olnud aasta ja mõned kuud, et kelleks sa tahaks, mis tööd sa tahaks minu valitsuses teha, on ju, hüpoteetiliselt. Siis ma oleks kindlalt öelnud sotsiaalministrit, sest selleks hetkeks see tundus mulle nii nagu äge ja huvitav. Et see kõlab nagu natuke cheesy, aga tegelikult ongi nii, et sa mõtled enda jaoks need, või sa nagu, kui sa nagu tõesti teed südamega, siis tegelikult see iga roll võib olla sinu jaoks nagu mega äge. Minu jaoks oli näiteks Aabesti linnaosa vanem oli üks kõige ägedamaid töid poliitikas. Ma olin siis 24-aastane, keskmine vanus või seal mitte ministeeriumis, vaid seal linnaosa valitsus oli minu vanus korda 2 kindlasti, ehk siis mul oli nagu väga palju järsku töötajaid, 57 inimest vist töötas meil otseselt, seal olid veel allasutused ka igasugust, eks ole. Ja seal oli üks hea lugu, läheb noor 24-aastane Taavi, tegime mingi koosoleku selles majas, kus tänapäeval on see kättemaksukontor, seal see on Särgava allee, seal linnal oli selline residents, siiamaani vist on linna residents, nii. Ja seal oli nagu selline suur nõupidamiste saal, istusime seal laua taga ja siis nemad rääkisid linna, mida nad teinud on ja mis kõik, kuidas ja mina rääkisin, kes mina selline olen ja tõesti nagu 24 aastane, ainuke seos oli see, et ma olen õisme poiss, et siis järsku nüüd linnaosa vanem. No nii.
ja siis ma küsisin, et aga mis te arvate, et kes peaks olema nagu õnnelik ja rahul, et mina saaks öelda, et saaks öelda, et minu töö on hästi tehtud. Et kes peaks olema, mis te ütleksite? No just, kuule, sinust, kui sa peaks tahtma kiirelt poliitikasse, kohe lõikas läbi, aga mis nemad ütlesid? Linnapea, nii, formaalselt õige linnapea minu ülemus, eks ole, niimoodi formaaljuriidiliselt, aga linnapea sel hetkel, mis te arvate, kes oli? Edgar Savisaar. Kas, Edgar Savisaar, eks ole, kas mina, eks ole, juba toona sellise nagu tulihingelise reformierakondlase, kas mul tõesti nagu Savisaare õnnelikkus oli minu jaoks ülim kriteerium, ei olnud, ta on poliitiline konkurent eluaeg olnud, eks ole. Siis ma ütlen, ei, see ei ole päris nii, te mis järgmisel pakkusid. Meie linnaosavalitsuse osakonna juhatajad, kui teie olete õnnelikud, on mul tõesti hea meel ja ma tõesti, ma hindan seda kõrgelt, et mu töökaaslased ka rahul on, aga siis ma pakkusin linnaosa elanikud, nii nagu sul tuli, eks ole, väga kiiresti see ja nad olid pehmelt öeldes jahmunud ja selguski, et me tegimegi väikese sellise rütmi muutuse seal töös, eks ole. Pidin reaalselt suhtlema inimestega vene keeles pool Haabersti elanikkonnast. Ma arvan, et praegu see on isegi võib-olla veel rohkem. On sellised, kes on vene emakeelega ja nendest omakorda ma pakun, et mingi 75%, kes minu juures vähemalt käisid vastuvõtul, ei rääkinud üldse eesti keelt. Minu vene keel koolis triistvum ja miinussami, eks ole, 3-2 miinusega, nagu ma õpetaja ütlesin. Teie vist vene keelt enam üldse ei räägi või? Ei ole vist teema ja väga, jah. Ma õppisin jõuga, õppisin siis, ma ka käisin, eks ole, koolis, Õismäel, eks ole, klassijuhataja oli vene rahvusest, ma ei tea, reaalkoolis tohutu range kõrgetasemeline vene keele õpetus, ülikoolis õppisin, ma ei tea, mitu aastat vene keelt, ikka mitte midagi külge ei hakka, võib-olla kõva pea lihtsalt, aga ma õppisin seal juurde, mul oli mingid töötajad, kes olid vene rahvusest ja kes siis tõesti aitasid mind kogu aeg nende teemade ja nende sõnavaradega, mis mul tööks vaja oli. Ja iga teema, mis mul uksest sisse tuli kodanike poolt, ma tõesti püüdsin reaalselt lahendada või üritasin suhtuda sellesse, et käia ringi, mööda linnaosa selliselt, et okei, et siin on mingi hoov, mis on korrast ära, aga let's do something about it. Võib-olla mingite väikeste vahenditega, meil ei ole mingi miljonit võib-olla sinna Õismäe hoovi panna, aga kui keskmisest 9-kordselt, keegi on Õismäelt pärit või elanud Õismäel, teate Õismäelt? Õismäel Mustamäe, lihtsalt teises kohas. Mustamäed ikka teate Õismäelt vähemalt. Näed, et kõige loogilisem linnaosa tegelikult. Selles mõttes, et Õismäel on, eks ole, tiik keskel, tiigi ümber on lasteaiad, siis on, eks ole, järgmine, seal on ring, kus saab jalutada, siis on, eks ole, koolid, vahepeal on staadionid, siis tulevad kõrged majad, siis on madalamad majad, üliloogiline linnaosa, tervikuna planeeritud, põhimõtteliselt Pariis. Ja seal on nende 9-kordsetes, ma arvutasin välja, et 9-kordsetes elamutes või nendest hoovides elab umbes sama palju kui toona keskmises vallas, ma ei tea, mingi paar tuhat inimest, ma isegi täna ei mäleta enam, aga see on tohutu, kui palju rahvast elab selles selles 9-kordsete hoovis. Ja see hoov on üliväike, et kui sa teed sellel hoovis mingid, ma ei tea, laste mänguväljakud, mingid väikesed, ma ei tea, mingid istumiskohad, mingid nipet-näpped, teed natuke haljastust paremaks, siis 2000 inimest saab mõjutatud. Aga keegi pole niimoodi mõelnud sellele varem, et ma ei tea, tundub ju loogiline, et kui see 2000 inimest saab õnnelikuks, tervet valda õnnelikuks teha, sa pead ehitama, ma ei tea, kilomeetrite kaupa teid ja ma ei tea, mida kõike, eks ole. Aga seal on võimalik väikeste vahenditega. Ja Kakumäe ranna tegime toona korda, siiamaani on samasugune, siis Kakumäe randa, kui lähete, siis teate, et see sai valmis 2005 suvel. Aga siis ma sain linnaosa vanema koha pealt kinga ja olin töötu 2 nädalat vist või nädal. Ma ei jõudnud isegi mõelda, mis ma edasi teen, ja siis sain Keit Pentuselt SMS-i, ütles, et esmaspäeval tule, ja ma olin nädal aega umbes olnud, ma olin Egiptusest, läksin turismireisile, mis oli varem plaanitud ja olin Egiptuses ja Keit saatis sõnumi, et esmaspäeval ilmus Stenbocki, et me siin vahepeal valitsuse moodustanud ja Ansip kutsub sinna nõunikuks. Ma ütlesin, sorry, ma esmaspäeval ei saa, et ma esmaspäeval lähen just mingile ekskursioonile, ma ei tea, Iisraeli või kuhugi läksin ekskursioonile, et ma praegu ei saa, aga ma tulen siis teisipäeval või ma ei tea, neljapäeval umbes. Siuke lugu. Nii, aga nüüd on need lugusid räägitud küll, aga ühe küsimuse võime veel teha, kui teil hetk aega on, aga võime ka tõmmata joone alla. Kui kellegi midagi kripeldab, saame sellega ära vastata. Mul tegelikult ei veits kripeldab, ma mõtlen seda küsimust aga niimoodi, et kui kõik see, mis te siia teile olete ära delete nii-öelda, see on mingi tee, mis oleks täiesti teistsugune, mida tahaks
vaata, kui mina laps olin, siis ei olnud seda, et unistaks, et nagu asutaks Tesla, on ju. Ei olnud nagu, siis me tahtsid, ma ei tea, kõik nagu, mäletan, ma käisin Aegnal vanavanematega puhkamas, siis oli Aegnal nagu asutuste puhkebaasid ja ma tundun teile nagu jõhkralt vanana, on ju, aga ühesõnaga Nõukogude okupatsioon oli siis veel ja olid nagu asutuste puhkebaasid ja seal ma mäletan, oli siuke, ma olin siis, ma ei tea, võib-olla siuke 7, on ju, kõrval see memmeke seal vene rahvusest ütles oma mingi lapsekesele, kes oli seal 3-4 aastane, et söö pojake, saad kosmonaudiks, eks ole. Siis sellised unistused olid inimestel, tuletõrjuja, kosmonaut, sellised nagu Nõukogude Liit oli ikkagi kosmoseriik, eks ole. Aga nüüd nagu tõsisemalt, ega mul ei ole olnud mingit kinnisideed, mingi hetk, ma arvan, et see oli mingi, ma vaatasin mingit juuraseriaali, mingit välismaa oma, mis iganes see võis olla, siis ma mõtlesin, et ma tahan juristiks saada. See tundus nagu glamuurne. Mu pinginaabrist sai jurist, advokaat isegi, ja ta on maailma suurimates büroodes töötanud, Londonis elanud, väga kõva karjääri teinud. Ja ta ütles, et nii selline elu nagu on sarjas Suits näiteks tänast, et kui mõelda neid nagu, et sellist asja advokaadibüroos ei ole. Et tuled ja kõigepealt tegeled paari krimmasjaga ja siis võtad mingi lepinguõiguse osa ja siis lähed võitled mingit, ma ei tea, acquisitionit või siis kõikidel teemadel oled tohutult nagu guru ja tohutult sõnaosav ja kõik on kogu aeg käib mingi õudse glamuuri ja nagu ärapanemisega, eks ole. Ja tõesti, see advokaadi töö on tegelikult nagu ülipalju sellist nagu dokumendi nagu detaile, eks. Aga nüüd vastates su küsimusele, siis see, et ma nagu majandust minna õppima oli ikkagi nagu, kuna ma juurasse ei saanud sisse, otse öeldes on ju, hästi, siis olid just need riigieksamid alanud ja mul oli mingi napilt nagu sain nagu ajaloo eksamis, mul jäi puudu punkte, läksin majandusse ja tagantjärgi ma olin sellega väga rahul ja edasi ma ütleks, et mul ei ole kunagi olnud sellist asja, ma pean saama selleks, et ja kui ma nüüd oleks saanud, kui ma täna saaks valida, siis ma ilmselt oleks nagu, ma ei tea, oleks nagu, võtaks selle kuupäeva ajaloost ja ostaks 1000 euro eest Apple'i aktsiat ja edasi ma ei peaks üldse mingist tööst mõtlema, aga naljaks, et nii see elu ka ju ei toimu, et ega elu on ikkagi see, mida sa ise kujundad ja oluline on hästi ka seda nagu iga nagu etappi nautida ja nagu maksimumi võtta, et tagantjärgi mõtlen, et igas ametis on võimalik ikkagi õnnelik olla ja igas ametis on võimalik ka kindlasti ka tunda sellist nagu läbipõlemist või ka midagi sarnast, eks ole. Et üks asi, millest me ei jõudnud üldse rääkida, on selline kogu see olme nagu valitsusjuhina ja nagu tippjuhina üldse, et üldse ellu jääda. Siis minu valik oli see, et ma tegin nagu hästi palju sporti selle ajal, eks. Ja mul selles mõttes üli hea võtta, et kui sul on nagu sõbrad on sellised nagu on, et mõni ütleb, et ei, ma täna ei saa jooksma tulla, kui sul nihukaitsed. Neil ju pole varianti, vaata, et käib nagu töö ülesannete hulka, alati jooksevad kaasa, üli hea. Ja lisaks mul oli veel ka Samoyed koer, eks ole, kellega oli ka, kes ka üldiselt ei vaielnud sellele vastu, et jooksma minna, et mul oli alati nagu jooksukaasad, spordikaasad olemas, ükskõik kuhu visiidile läksid, tossud kaasa hommikul nagu tund aega varem üles ja jooksma. Ja samas on see tempo on seal ikkagi selline, et ma ei tea, kuidas Andrus seda 9 aastat vastu pidas. Ma arvan ka selle spordi võhma pealt, sellepärast, et sul ei ole nagu ütleme, öösel saad puhata, aga sul on ülipalju lähetusi, sul on ülipalju nädalavahetustel kinni, kõik eeldavad, tuledki, sa pead tulema samamoodi, sa pead esinema tudengitele, sa pead minema koolides käima, sa pead käima Eestis ringi, sul on väga palju rahvusvahelisi kohtumisi, kogu aeg on siuke, tahaks kogu aeg puudu midagi, kogu aeg tahaks rohkem teha, kogu aeg tahaks nagu käia veel mingitel kohtumistel, veel mingeid asju teha, pluss sa pead seda valitsuse programmi ellu viima, ja ilma naljata nagu ainuke koht, kus sa saad nagu laadida või nagu mingite dokumentidega tööd teha, on auto tagaistmel või ka tegelikult kõnesid teha. Ja sest kui sa sõidad nagu ühelt kohtumiselt teisele, siis see on nagu ainukene nagu see slot sul ajakavas, mis sul ei ole juba kohtumised. Ja kui sa oled kohtumisel, võt üks asi veel ja sellega ma lõpetan, siis valitsusjuhina, see on siuke amet, kus sa ükskõik mis ruumi sa lähed, sa ei saa kunagi viilida. Sest alati, kui sa kuskile ruumi sisened, siis sa kas juhatad koosolekut, sa kas pead kõnet, esined, vastad küsimustele, kogu aeg midagi pead nagu aktiivselt osalema, sul ei ole varianti, et sa nagu viilid, vaata. Kui sa oled nagu Riigikogus, siis keegi seal käib, aga sa saad vahepeal nagu midagi, ma ei tea, mingit oma asja ajada, aga sa ei saa nagu mingit oma asja ajada, siis kui sa seal infotunni puldis oled või ma ei tea, kus iganes. Või kui sa koosoleku lähed, kui sa lähed näiteks Riigikogu komisjoni kohale,
siis sa ei lähe sinna lihtsalt selleks, et istuin ja kuulan, mis siin toimub, on ju. Mitte kunagi. Kui sa lähed kuhugi tudengite või ülikooli üritusele, mitte kunagi ei ole võimalik peaministrit kutsuda ülikooli mingil üritusel ilma talle sõna andmata. Ja sa pead midagi ütlema, on ju. No mida sa ütled? Ma mäletan kunagi, enne kui sai peaminister, ma mäletan, mulle kolleegid ütlesid, no mine tervita, ütle midagi. Et ei ole tähtis midagi, lihtsalt ütle midagi. Mida? Mis ma ütlen? Et ma ei oska niimoodi, et lihtsalt ütle midagi. Et alati peab olema jutul mingi nagu midagi mõtestatud, et kui sa nagu lähed ja tervitad, siis tere, ma tervitan teid. Kuidagi jäi nagu väheks vist, eks ole. Et võib-olla peaks nagu midagi nagu sisulist ka ütlema, et näiteks kui ma tulen majandust, teil on mingi siin pidulik asi, eks ole, ütleme majandusteaduskonna puhul on ju, siis tore oleks, et ma natuke tausta tean, aga mitte, et ma ei tule teile teie ajalugu ette lugema, demonstreerimaks, mida ma kõike ma tean, see mul lihtsalt peab kuskil nagu ajusopis olema, vaid ma ütlen midagi nagu, mis võib-olla teile mingi mõttetera annab või midagi nagu täpselt, eks ole. Ja selleks, et nagu tervitada täpselt, see eeldab kõik tohutult eeltööd ja mis on luksus muidugi ministri või ka peaministri puhul on see, et tal on nagu tiim, kes seda eeltööd aitab teha, et see ei ole võimalik, et seda ise kõike nagu professionaalselt suudad nagu kõikidel teemadel olla nagu on top of it. Aga kindlasti on ka neid kõnesid ja sõnavõttu, mida iga peaminister kirjutab ise, et see on ka täiesti selge, et mingid kõned on nagu alati. Ja üks asi, mis, ja sellega ma tõesti lõpetan, üks asi, mis on nagu ülioluline, kui te kunagi peate hakkama pidama kõnesid, ma ei tea, nurgakivi panek, mis iganes, te lähete, sa oled näiteks ehitusfirma juht, lähed ehitusfirma poolt tervitama, siis tavaliselt mõeldakse välja, mida esimesele öeldakse, siis mõeldakse, paremal juhul mõeldakse välja ka 1-2 asja, mida tahetakse tegelikult öelda. Ja millega kõige rohkem, mille vastu eksitakse, on see, et ei mõelda välja, millega lõpetada. Ja siis kerib ja kerib ja kerib ja kerib. Ja võt selle ilusa noodiga me lõpetame. Aitäh ja kaamer läheb kinni.